Tere tulemast, mina olen teie ajaloolane ja täna räägime sellest, miks teine maailmasõda muutis Eesti elu väga palju. Meie riik oli tol ajal väike ja noor. Me olime alles 20 aastat iseseisvad olnud. Kuid Euroopas kasvasid kaks väga suurt ja ohtlikku riiki, Saksamaa ja Nõukogude Liit. Mõlemat juhtisid diktaatorid, kellel oli piiramatu võim. Nende otsused mõjutasid miljoneid inimesi üle maailma. Eesti ei tahtnud sõtta minna, aga mõnikord ei küsi ajalugu väikeste riikide käest luba. Kui suured riigid hakkasid omavahel võitlema, jäi Eesti nende vahele. Ja just sellest meie lugu algabki. Kas Eesti sai midagi ise otsustada? Kahjuks mitte eriti. Meie tulevik otsustati suurriikide laua taga. 1939. aastal juhtus midagi, mis muutis kogu Euroopa. Hitler ja Stalin sõlmisid lepingu, millega nad jagasid Ida-Euroopa omavahel ära. See oli salajane kokkulepe, millest tavalised inimesed midagi ei teadnud. Eesti, Läti ja Leedu pidid jääma Nõukogude Liidu mõjusfääri. Mõni nädal hiljem tungis Saksamaa Poolasse ja algas teine maailmasõda. Paljud riigid ei olnud selleks valmis. Ka Eesti ei teadnud, mis edasi saab. Meie tulevik oli nüüd kahe suurvõimu käes, kes mõtlesid ainult oma huvidele, mitte väikeste rahvaste soovidele. Kas see tähendas, et Eesti saatus oli juba otsustatud? Jah, meie üle otsustati Moskvas ja Berliinis. – 1942. aastal sundis Stalin Eestit lubama Punaarmee baase. Varsti tulid Nõukogude väed riiki ja Eesti kaotas oma iseseisvuse. Paljud juhid vangistati, osa saadeti Siberisse. Inimesed ei saanud enam vabalt rääkida ega otsustada. Paljud pered kaotasid oma kodu ja vara. Kõik toimus väga kiiresti. Mõned said aru, mis toimub alles siis, kui tankid juba tänavatel seisid. Eesti oli nüüd võõra võimu all ja elu muutus päevaga. See oli esimene kord, kui meie vabadus kadus. Kas inimesed kartsid? Jah. Hirm ja ebakindlus olid igal pool. Kui Saksamaa ründas Nõukogude Liitu, jõudsid Saksa väed kiiresti ka Eestisse. Paljud eestlased lootsid, et ehk taastatakse iseseisvus, kuid seda ei juhtunud. Üks okupatsioon asendus teisega. Saksa võim tõi kaasa uued käsud, uued keelud ja uued ohud. Paljud eestlased mobiliseeriti Saksa armeesse, teised olid juba sunnitud võitlema Punaarmees. Nii juhtuski, et eestlased pidid sõdima teineteise vastu, kuigi nad ise seda ei tahtnud. See oli väga raske ja segane aeg, kus iga pere pidi tegema raskeid valikuid. Kas mõni riik sai neutraalseks jääda? Peaaegu mitte. Sõda puudutas kõiki. Paljud eestlased ei tahtnud elada ei Nõukogude ega Saksa võimu all. Nad läksid metsa ja moodustasid metsavendade salgad. Üks tuntumaid oli Ants Kaljurand, keda kutsuti hirmusantsuks. Metsavennad elasid punkrites, liikusid öösiti ja püüdsid kaitsta oma kodumaad nii hästi kui suutsid. Nad lootsid, et suurriigid lõpetavad sõja ja Eesti saab uuesti vabaks. Nende elu oli ohtlik ja raske, kuid nad ei andnud alla. Nad uskusid, et vabadus on väärt võitlemist. Kas nad olid kangelased? Paljude jaoks olid nad just seda, vabaduse hoidjad. 1944. aasta septembris juhtus midagi väga sümboolset. Eestlased heiskasid Pika Hermanni torni taas sinimustvalge lipu. See oli lühike hetk, vaid üks päev, kuid see andis inimestele lootust. Linnas käis samal ajal võitlus lahkuvate Saksa vägede ja saabuvate Nõukogude vägede vahel.
Kui Punaarmee Tallinna vallutas, võeti sinimustvalge jälle maha. Kuid see üks päev näitas, et eestlased ei olnud oma riiki unustanud. Isegi kõige raskemal ajal hoiti vabaduse mõtet elus. See päev jäi inimestele meelde valguskiirena pimeduses. Kui sõda Euroopas lõppes, said paljud riigid vabaks. Eesti aga jäi Nõukogude Liidu võimu alla pooleks sajandiks. Meie rahvaarv vähenes ligi 300 000 inimese võrra. Paljud olid hukkunud, küüditatud või põgenenud. Paljud pered ei saanud enam kunagi kokku. Eesti elu muutus täielikult. Kuid isegi siis, kui vabadust ei olnud, hoidsid inimesed oma keelt, kultuuri ja traditsioone. Need aitasid meil rahvana püsida. See oli raske aeg, kuid eestlased ei kadunud. Kas Eesti jäi alles ainult inimeste südames? Just nii. Ja see hoidis meid elus. Pärast sõda algas pikk okupatsiooniaeg. Eesti oli Nõukogude Liidu koosseisus ja paljud vabadused olid piiratud. Kuid inimesed õppisid, töötasid ja hoidsid oma kultuuri. Nad laulsid, kirjutasid ja rääkisid eesti keeles. Aastate jooksul kasvas soov olla jälle vaba. 1980. kuni 1990. aastatel algas suur muutus. Toimus Balti kett, laulva revolutsiooni üritused ja lõpuks 1990. aastal sai Eesti taas iseseisvaks. See näitas, et isegi väga pikk ja raske aeg ei suuda kustutada rahva unistust vabadusest. Lõpuks tuligi vabadus tagasi ja see on meie ajaloo kõige tähtsam õppetund.